Tere hommikust, head külalised, daamid ja härrad. Tere tulemast tööandjate aastakonverentsile Tuulelohe lend, mis juhtumisi või mitte nii juhtumisi toimub tänavu Eesti Tööandjate Keskliidu 99. sünnipäeval. Täna 1917 kutsus suurtööstur Martin Luther kokku 18 Tallinna suurema tehase esindajad, kes otsustasid luua vabrikantide ühisuse. Ühisus kasvas kiiresti, erinevatel aastatel kuulus sinna 40–60 suurtööstuse esindajat. Aasta pärast loomist osaleti aktiivselt poliitikas, lisaks suurtööstuse arengu eest seismisele mõjutati majandus- ja tollipoliitikat, anti oma panus värske vabariigi seadusloomesse. 99 aastat on ühele organisatsioonile väärikas vanus. Eesti Tööandjate Keskliit on Eesti Vabariigist aasta jagu vanem. Mõju ei ole sajandiga vähenenud, täna esindame otse ja erialaliitude kaudu ligi 1500 suurt ettevõtet, kes annavad tööd enam kui 145 000 töötajale. Töötame iga päev valitsusega koos, olles partner, kuid samas ka kriitik. Mida suurem mõju, seda suurem vastutus. Ettevõtjaid, kes on koondunud Eesti Tööandjate Keskliitu, ühendab usk, et vaba ja eduka ühiskonna olulisem eeldus on vaba ja toimiv majandus. Meid ühendab soov näha erksat Eestit. Aastakonverents Tuulelohe lend on üks selle missiooni väljundeid. Koht, kus tõstatada ja sisuliselt ilma loosungiteta arutada probleeme, mis takistavad Eesti arengut. Ja välja käia ideid, mis aitavad elu Eestis paremaks teha. Aasta tagasi eelmise Tuulelohe lennu teemaks oli, kes julgeb Eestit reformida. Mõned kuud hiljem, pärast valimisi, oli riigireform uue valitsuse tegevuskavas sees ja riigihalduse minister tööle pandud. Me ei saa seda päris enda teeneks lugeda, kuid usume, et teatud roll tööandjatel kindlasti oli. Riigireformi teema lauale võtmine poliitikute poolt oli suur samm, võib öelda isegi mõtteviisi muutus. Ja kui üleeile andis tööandjate ja Praxise ühine algatus nimega Riigireformi radar valitsuse senisele tegevusele reformi vallas indeks 3-, siis Arto Aas lubas samal õhtul Aktuaalses Kaameras aasta pärast saada 4 ja 2 pärast 5. Ma väga loodan, et temal ja kogu valitsusel üheskoos see õnnestub. Tööandjatena tahame algatada diskussioone ja lükata käima protsesse, mis on tõeliselt olulised. Millega ma jõuangi tänase konverentsi peateema juurde. Welcome to Estonia, küsimärgiga. Ei ole praegu teravamat teemat kui sisseränne. Emotsioonid on laes, arvamused on lootusetult polariseerunud. Raske on ette kujutada mõistlikku diskussiooni, ometi peame oma kohuseks selle algatada. Eestis jääb järgmiste aastakümnete jooksul igal aastal puudu tuhandeid töökäsi ehk maksumaksjaid. Probleemi eirates, selle lahendamist edasi lükates on tulemus lihtne ja valus. Ettevõtted ei saa töötajate puuduse tõttu siin enam toimetada ja aina vähenevate erasektori maksumaksjate arvuga ei suuda me oma riiki enam üleval pidada. Või kui suudame, siis suurte järeleandmiste hinnaga kirjutades korstnasse nii riigireformi, töövõimetusreformi kui ka muud reformid, mis käsil või plaanis. Ma tahaksin tänase diskussiooni alustuseks eraldi rõhutada. Olgem mõistetes korrektsed. Sisseränne ei võrdu pagulased. Pagulaskriisi puhul on meil vaja aidata inimesi, kes on hädas. Välistööjõu sisserändest rääkides peame silmas neid, keda meil endal hädasti vaja on. Ja kelle pärast konkureerime teiste riikidega, kes muide on juba aktiivselt ja riiklikult koordineeritult tööjõu meelitamisega alustanud. Tööandjate aastakonverentsi olulisus on alati seisnenud selles, et siin saavad kokku otsustajad.
Tuulelõhelend on platvorm, kus kaalutletult ja läbimõeldult ideid ja seisukohti vahetada. Ja mis veel olulisem, pärast ei minda lihtsalt laiali tõdemusega, et oli huvitav, pärast konverentsi töö alles algab. Ma loodan ja ootan seda ka tänaselt konverentsilt. Soovin meile kõigile sisukat päeva. Aitäh!